Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23 kuni 29 märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin hingesugulase kaardiga ja kõrval on kohe müntide 10. Müntide 10 on harmoonia. Hingesugulase kaart räägib sellest, et teie elus kas juba on või tuleb lähitulevikus inimene, kellega ma olen alati öelnud, et kellega kiiksud klapivad, kes on nagu teie inimene. Ta on just selline inimene, kellega te tunnete, et tahate minna edasi koos. Ta sobib teile, te mõtlete ühtemoodi. No kuidas ma ütlen, te tunnete ennast mugavalt. Te ei pea valima sõnu, te ei pea valima midagi, te tunnete ennast, saate olla teie ise, te ei pea teesklema, te ei pea sõnu valima, te ei pea oma, iseloomu varjama, te olete see, kes te olete ja temale see sobib. Ja tema sobib teile ka koos oma kiiksudega, et seda ma olengi öelnud alati, et kiiksud inimestel sobivad. Ta võib olla uus inimene, kellega te tunnete, et olete nagu vana juba, väga vana tuttav. Et ta on teie inimene. No kuidas ma seda veel paremini saan selgitada? Ta on hingesugulane. Ja kuna siin kõrval on müntide 10, mis minu jaoks tähendab harmooniat, tähendab idülli, tähendab sellist, ma ütleks ideaalne elu. Et kui teie otsite enda ellu seda enda inimest, siis temaga koos te saate selle idülli endale ka üles ehitada. Et see müntide 10 räägib stabiilsusest absoluutselt kõiges. See on pikaajaline projekt, see ei ole selline lühikene sutsakas. See on selline projekt, kus teil on nagu kõik kõige paremas korras. Teil on kodus kõik hästi, teil on peres kõik hästi, teie suhted on suurepärased, teil tervisega korras, teil on rahadega korras, on pidev sissetulek. Sissetulek on piisav, et ära elada, võib-olla saate ka kõrvale panna või kusagile, reisile minna. Et kui teil otsite sellist inimest enda ellu, kellega koos seda kõike nautida või üles ehitada, siis sellel nädalal või siin lähitulevikus te teda võib-olla ka kohtate. Edasi tuleb siin valikute kaart, see müntide 2. Müntide 2, see on pigem valik nagu töö tegemise ja puhkuse vahel. Et tuleks tasakaal leida enda töötamise ja puhkuse vahel. Et kui te liiga palju töötate, siis te nagu väsitate ennast ära või põlete läbi. Edasi tuleb siit karikate kuninganna. No karikate kuninganna on selline naine, kes hoiab oma emotsioonid vaos. Et teil on siin vaja teha mingisuguseid rahalisi otsuseid, sest siin on väljas müntide kuningas ja karikate kuninganna aitab teha neid nagu rahulikult või ilma nagu suurte paanikasse minemata, endast välja minemata, täiesti adekvaatselt ta vaatab asjadele nagu peale ja suudab rahu säilitada ka siis, kui ümberringi võib-olla kõik seal räägivad, et lähme sinna, teeme seda, ei, ära seda küll tee, ära sinna oma raha pane. Et teie suudate säilitada seda külma pead ja külma närvi ja teete oma otsused iseseisvalt. Sellepärast, et müntide kuningas, mis siin olumises reas välja on tulnud, tema on väga tark oma rahaasjades. Temal on eelarve täieliku kontrolli all. Tema ei raiska niisama. Tema ostab seda, mida ta on kontrollinud ja ta teab, et tal on seda vaja. Tema emotsiooni osta ei tee. Tema niisama raha ei kuluta. Vasakule paremale raha ta ei loobi. Raha tal on ja ta ei ole ka kitsi, et ta seda välja ratsi käia. Ta käib, kui seda on vaja teha. Aga ta ei hakka niisama oma raha ta ei loobi. Õnnemänge ta ei mängi, raha ta ei loobi. Edasi tuleb siit karikate rüütel. No karikate rüütel tuleb sama jutuga nagu karikate kuningannagi. Et stabiilsus, tasakaal, peab olema plaan. Ja plaani teil on vaja, sellepärast ja seda rahulikku suhtumist ellu, sest viimane kaart on teil siin müntide 9 ja müntide 9 kaardi sõnum on selline, et teie olete ise oma laeva kapten, teie küürite oma tekki ja teie juhite oma laeva. Teie olete oma elu peremees ja kõik otsused, mida te teete ise endale. Et teid ei löö välja, verest välja, te ei löö ka siis, kui ümberringi on torm merel, teie suudate oma laeva täiesti kindlakäeliselt juhtida just sinna, kuhu teie seda soovite.
No mis ma oskan öelda? Soovin teile siis seda hingesugulast ellu, kui teil teda veel ei ole. Kas ta nüüd sellel nädalal just välja kopsab kusagilt, ei oska öelda, aga ta tuleb kindlasti. Ta tuleb teil lähitulevikus, et selleks ei lähe palju aega. Ja temaga koos tuleb ka see õnn, harmoonia ja pikaajaline, see on pikaajaline suhe. See ei pruugi olla armastus, see võib olla ka lihtsalt üks äripartner, kellega koos oma mingisugune ettevõtmine teha, avate oma restorani näiteks või ma ei tea, teete purksikioski või teete hoopis midagi muud, hakkate hoopis kleite õmblema, ma ei tea, kes ta on, aga ta on selline inimene, kellega koos te saate edasi minna ja kellega koos tuleb pikaajaline harmoonia teie ellu. Et see ei ole ainult armastus, see ei ole ainult vastassugupool ja mitte alati ei ole see romantilised suhted, et hingesugulasega koos me saame väga palju ära teha. Nii, hingesugulane, harmoonia, kaine mõtlemine, külma peaga otsuste tegemine ja iseenda elu peremees. No mis saab veel paremat olla? Nautige oma nädalat, tehke oma elus täpselt seda, mida te teha tahate, ärge laske ennast teistest mõjutada ja sõutku teie laev, sõitku siis täpselt sinna, kuhu teie teda juhite. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.